tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja näitan seda, kuidas TeacherMate keskkonnast Google Classroomi jagada töölehte. Praegu on kuni juulikuuni see muidu tasulise konto võimalus tasuta kasutamisel, nii et kasutagem ära. Nii, login ennast siis kõigepealt keskkonda. Nii, konto avatud, tuleb toimetama hakata. Võtan siit ühe töölehe lahti. Nii, teen sellest ülesande Create Assignment, vaatan kõik üle ja näete, siia alla on nüüd tulnud 2 lisa, Google Classroom ja Canvas. Canvas on sarnane õpihaldussüsteem, mida kasutatakse peamiselt Ameerika maal. Mina panen siis siia linnukese, ehk ma tahan seda ülesannet jagada Classroomi kaudu ja vajutan Next. Nii, esimese hooga ütleb mulle, et mul läks asjad halvasti, aga mina proovisin seda, et kui ma vajutasin siit Retry ja klõpsasin uuesti oma konto peal ja ütlesin talle luba, et ta tohib minul neid asju kasutada, 3 eraldi luba. Nii, ja siis ma pean siin ka veel ütlema luba ehk 4 korda. Ja kui ma nüüd valin siis siit oma klassiruumi, kellele ma saata tahan, siis on see valik täiesti olemas. Nii, klassi valisin välja, vajutan Next. Määran siis ära, et mitu punkti võib saada, mis õpilastele näidatakse pärast, et kas protsendid või punktid ja kõik muu. Ja vajutan veel kord Next. Jälle on väike valik, mida siin teha saab, et siin kuni juulikuuni on siis õpilastel ka tasuta kasutada see, et nad võivad pilte lisada või audiot lisada töölehele. No mul praegu neid vaja ei ole, ma võtan siit need linnukesed maha ja vajutan Save. Ja ülesanne peakski kohe klassiruumi minema. Olen õpilase vaates, mul on see ülesanne siin olemas. Klõpsan nupule ja saangi siis töölehte täitma minna. Nii, ma pean alustama Google'iga. Kuna mul on siin ka üks libakonto, tuleb see ainult üles leida, et saaks sisse logida siis õpilasena. Nii. No ma siin palju midagi ei tee. Tööleht ennast ka eriti palju pole, ütleme, et see oli kogu minu tööleht. I'm done. Nii, õpilase töö on tehtud. Õpetajana saan ma siis TeacherMate keskkonnas nüüd üle vaadata siit hinnete alt, et mis ta siis tegi. Panna siit, mina panen auto ja teacher ehk ma panen talle siis praegu siit ütleme 2 punkti ja ütlen return to student, et siis ta näeb, et mis mina talle kirjutasin. Nii, oih, läks nagu kogemata topelt sinna peale. Nüüd otsin siis üles oma klassiruumi õpetaja vaates. Nii, see ei ole see, siit tuleb kohe õpetaja vaates klassiruum. Nii, näidisklass. Ja väga tore on see, et selle ülesande punktid tegelikult ilmuvad kohe ka siia hinnete tabelisse. No praegu tahab ta ilmselt väikest värskendust saada, et need hinded kindlad oleksid. Aga et kui te kasutate hetkel siis seda Pro-versiooni, siis te ei pea neid punkte TeacherMate keskkonnast ise käsitsi siia klassiruumi üle tooma. Et hästi mugav. Hetkel on jah öeldud, et see on juulikuuni tasuta. Ma väga loodan, et hiljem on ta ka soodne ja õpetajatele väga mõnusalt pruugitav.